Halleluuja. Alustame oma koosolekut. Siis Isanda Jeesuse Kristuse nimel. Tema nimel, kes on loonud taeva ja maa. See on väga oluline öelda. Sest tema on kõik teinud ja tema omad me oleme. Ja ma õnnistan kõiki, kes on tulnud täna. Tänu igaühe eest, Issand. Tänu Jeesus. Istume ja võtame oma kohad. Ja alustame oma koosolekut. Kas pole Jumal hea? Ma usun, et me oleme kõik kogenud seda oma elus. Ja võime tunnistada sellest, et Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Igavesti meie üle, sest meie oleme tema omad ja seda ka igavesti. Tema arm ei lõpe ja tema armastus ei kustu meie vastu. Ja oleks tore, kui meie armastus ka kestaks. Ei lõpeks ära ega ei katkeks kuidagi. Jeesuse nimel. Halleluuja. Aga ma loen siit Hiobi 5. Alates 17. Vaata, õnnis on inimene, keda Jumal noomib, ära siis põlga kõige kõrgema karistust. Sest tema valmistab küll valu, aga temaga seob haavad. Tema lööb, aga tema käed ka parandavad. 6 hädast päästab ta sind ja 7. ei puudu sinusse kuri. Näljas lunastab ta sind surmast ja sõjas mõõga käest. Keelepeksu eest oled peidetud ja sul pole karta hävingut, kui see tuleb. Sa võid naerda hävingut ja nälga ja sul pole vaja karta maaloomi, sest sul on leping kividega väljal ja metsloomadel on sinuga rahu. Kui meil on leping Jumalaga, siis on meil ka leping sellega, et ta kaitseb meid kõigi nende asjade eest, mis siin on kirjas. Keelepeksu eest me oleme kaitstud. Ega keelepeks sellepärast olemata ei jää. Ikka räägitakse. Aga me oleme kaitstud, me ei kuulegi seda. Jumal kaitseb meid selle eest. Ma olen täiesti kindel, et meid kõiki on kuidagi halvustatud või taga räägitud. No oleks tore, kui meid hoopis räägitakse, et kui tore inimene on, me oleme kõik. See oleks positiivne. Aga keelepeks on midagi muud, see on see, mis peksab, mis lööb. Ja me oleme selle eest kaitstud. Tänu Jumalale. Meie kõrvad ei pea seda kuulma. Ja meil on see leping tõesti. Ja siis sa tunned, et su telgil on rahu. Ja kui sa vaatad oma karjamaad, siis ei puudu seal midagi. Kui me oma elu vaatame, kas meil, võib olla, võiks olla alati parem. Alati võiks olla parem. Aga ometi me elame. Me ei saaks elada ilma toiduta. Ka alasti ringi käia me ei saaks. Ja meil peab ka olema mingi koht, kus elada. Ja kui meil need kõik on olemas, kui meie kõhud on täis, riided seljas ja katus pea kohal, siis meil ei puudugi midagi. Meil ei puudu midagi. Ja me märkame, et meie sugu on suur, on siin öeldud. Irina ütleb aamen, sest tal on palju lapsi. Ja lapselapsi. Aga siin võib olla
ka midagi muud mõeldud. Kellel ei ole lapsi, võib ka mõelda vaimulikke lapsi. Küpses vanuses sa lähed hauda, otse kui nabar pannakse rehepõrandal omal ajal. Nabar, see on see, kus on see viljaterad sees ja see pannakse selleks sinna, et sealt need kätte saada. Ja meie oleme ka need nabrad, kes kannavad seda vilja endas. Vaata, seda me oleme uurinud, nõnda see on. Sina aga kuule ja võta see teatavaks. Võtame siis teatavaks, et me oleme kaitstud, meil on leping Jumalaga, me oleme viljakad ja meid saab olema palju. Aga lähme oma koosolekuga edasi ja võib-olla alustame ülistusega. Ülistus on alati see, mis peaks viima meid Jumala ette. Kui me teeme oma suu lahti ja laulame talle, me ei laula lihtsalt niisama, vaid südamest laulame, et see on temale, siis tema austab meid ja tuleb oma ligioluga kohale. Nii et ja ülistus on võimas asi tegelikult. See on nii võimas, et see tegelikult, kui ta tuleb, siis ta muudab meid. Me peaksime igatsema seda, et ta tuleks kohale. Mitte lihtsalt olema siin ja lähme ära ja sai tehtud asi. Vaid igatseme tema ligiolu, kui me juba oleme siia kohale tulnud. Ja üheskoos me põleme. Kui me oleme eraldi, siis me võime maha jahtuda. Ja see tulekuumus lihtsalt kustub ära meie sees. Selleks me tulemegi kokku, et üheskoos põleda ja olla ühel meelel, ühes paigas. Ja kui me oleme ühel meelel, siis me oleme tugevad. Õnnistatud ülistust meile kõigile.
usaldan sind. Usaldan sind, ainult sind usaldan. Kummardun ma. Kummardun ma, tõstes sind kuningaks. Sind ma teenin. Sind ma teenin, annan kõik sinule. Tõstan silma su trooni poole. Usaldan sind, ainult sind usaldan. Annan sulle ülistuse, annan sulle kogu kiituse. Igatsen sind ülistada, ainult sa mu kiitust oled väärt. Annan sulle ülistuse, annan sulle kogu kiituse. Igatsen sind ülistada, ainult sa mu kiitust oled väärt. Ülistan sind kogu südamega. Sind ma kiidan oma jõuga. Sind ma otsin igal päeval. Järgnen sulle kõigil su teel. Ükskord veel ülistan sind. Ülistan sind kogu südamega. Kogu südamega. Sind ma kiidan kogu oma jõuga. Sind ma otsin. Sind ma otsin igal päeval. Igal päeval järgnen sulle. Järgnen sulle kõigil su teel. Annan sulle. Annan sulle ülistuse, annan sulle kogu kiituse. Igatsen sind ülistada, ainult sa mu kiitust oled väärt. Annan sulle ülistuse, annan sulle kogu kiituse.
sest su nimi on suur ja kõrgeks kiidetud. Laulan kiitus sinule, o Isa, kiitus sinule, o Isa, sest su nimi on suur ja kõrgeks kiidetud. Annan austus sinule, o Isa, austus sinule, o Isa, sest su nimi on suur ja kõrgeks kiidetud. Annan austus sinule, o Isa, austus sinule, o Isa, sest su nimi on suur ja kõrgeks kiidetud. Laulan kiitus sinule, o Isand, kiitus sinule, o Isand, sest su nimi on suur ja kõrgeks kiidetud. Annan austus sinule, o Isa, austus sinule, o Isa, sest su nimi on suur ja kõrgeks kiidetud. O Isand, o Isand, sest su nimi on suur ja kõrgeks kiidetud. Jeesus, austus sinule, o Isand, austus sinule, o Isand, sest su nimi on suur ja kõrgeks kiidetud. Ükskord veel. Annan austus sinule, o Isand, austus sinule, o Isand, sest su nimi on suur ja kõrgeks kiidetud. Sest su nimi on suur ja kõrgeks kiidetud. Jeesus, o kõik austus sinule, kiitus sinu nimele, o Isand, o Isand, kiitus ja austus, tänu ja ülistus, tänu Jeesus sinu nimele. Ja Issand, me kiidame sind, me kiidame sind, kiidame sind, kiidame sind, lihtsalt kiidame sind. Kiidame sind, kiidame sind.
teda oma sõnadega, talle meeldib kuulda. Halleluja. Issand, kiitus sinule. Halleluja. Kiitus sinule. Kiitus sinule, sest oled hea. Kiitus sinule. Kiitus sinule. Issand, kiitus sinule, sest sa oled hea. Kiitus sinule. Kiitus sinule. Kiitus sinule, sa oled hea. Kiitus sinule. Kiitus sinule. Kiitus sinule, sa oled hea, 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 hea. Kiitus sinule. Kiitus sinule. Kiitus sinule, sa oled hea, 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 hea. Kiitus sinule. Issand, kiitus sinule. Issand, kiitus sinule, sest sa oled hea, hea, hea. Kiitus sinule. Kiitus sinule. Kiitus sinule, sa oled hea, hea, hea. Kiitus sinule. Kiitus sinule. Kiitus sinule. Nii hea, nii hea. Kiitus sinule. Kiitus sinule. Kiitus sinule, sa oled hea, hea, hea. Kiitus sinule. Kiitus sinule. Kiitus sinule, sa oled hea, 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 hea. Kiitus sinule. Oh, kiitus sinule, sa oled hea, hea, hea. Kiitus sinule. Kiitus sinule. Kiitus sinule. Hea, 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 hea. Sa oled nii hea, hea, hea. Sa oled hea, hea, hea. Sa oled hea, hea, hea. Sa oled hea, 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 hea. Halleluja. Sa oled hea. Sa oled hea, 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 hea. Sa oled hea. Sa oled hea. Sa oled hea, 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 hea. Sa oled hea. Sa oled hea. Sa oled hea, 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 hea. Sa oled hea. Sa oled hea, hea, kiitus sulle, Jeesus. Kõik, kellel õhku on, sind kiitma peab. Kõik, kellel õhku on, kõik, kellel õhku on. Sa oled hea, 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 hea. Sa oled hea. Sind kiitma peab. Sind kiitma peab. Kõik, kes loodud on. Kõik su ees kummardub.
elu Jumal sa. Oled elu Jumal sa, elu Jumal sa, elu Jumal sa. Oled loonud mind sa, loonud mind sa, oled loonud mind sa. Kõik loodu kummardab, kõik loodu kummardab, sest elu Jumal sa, toredasti loonud sa. Päike kuu kummardab, ka päike kuu kummardab, ka päike kuu kummardab. Jeesus, sinu ees kõik kummardab, sinu ees kõik kummardab ja täname sind sinu ligiolu eest, Jeesus. Tänu sulle, issand, et sina oled siin. Tänu sulle, issand. Täna me ülistame, kiidame sind. Tõstame sinu nime kõrgeks selles paigas. Austame sind, issand. Ülistame sind. Täname ja kiidame igavesest ajast igavesti. Issand, sina oled seda väärt. Kõike kiitust ja tänu. Kõike kiitust. Halleluuja. Halleluuja. Ja praegu oleks siin selles kohas hea kutsuda töötegijaid ette. Ma tahaks teid õnnistada ja palvetada teie eest ja võida teid õliga. Kes on töötegijad? Need, kes saavad tulla. Ma arvan, et Merle saab ka tulla. Aga kes on seal puldi taga, ma ei tea, kas sõnu ei ole ka praegu vaja näidata. Saate tulla. Ja Natalja. Irina ka võiks tulla. Te olete töötegijad. Aga ülistus jäägu kohale. Halleluuja. Keerake niimoodi, et teie näod oleksid kaamerate poole. Halleluuja. See eest ära. Peeter ja Kristel võiaksid teid õliga. Meiri läheb sinna. Halleluuja. Tänu. Irina, sa ei tule. Sa oled ka mingil määral töötegija. Sa oled meie koguduse esindaja palvekliinikus. Halleluuja. Tänu, Jeesus. Ei, sina, või sina, teie. Praegu ei ole vaja, praegu oota. Okei. Kuidas sa tunned? No, jah. Halleluuja. Isa taevas, me paneme need inimesed praegu, kes siin seisavad, ka ülistuse ja kõik need, issand, kes on pannud käe adra külge ja ei ole vaadanud tagasi, vaid teevad sinu kuningriigi tööd selles koguduses, issand. Tänu selle südame asendi eest. Tänu Jeesus, neil on seda sitkust ja jõudu edaspidiseks veel teha. Et nad ei katkeks, et nad ei väsiks ära. Jeesus, me palume nad sinu kätte, issand. Anna jõudu edasi minna, teha seda tööd, issand, mis neil on südames. Tänu laste töö eest, tänu palvekliiniku eest, et meil on esindaja seal. Tänu Jeesus ka, et meil on need, kes koristavad, kes teevad seda tööd, mida teised ei taha võib-olla teha.
issand, õnnista neid, seda tegevust ja nende sitkust ja jõudu seda edasi teha. Jätkuvalt ja jätkuvalt. Ja Jumal, ma tänan ka tõlgi eest, et meil on tõlk, see on Jumal sinu arm, et sa oled toonud ta, et meil on see enda käest võtta, et me ei pea kedagi kuskilt kutsuma. Issand, tänu Natalja eest, kui ta väga-väga õnnistatud ja tänu ka nende eest, kes viivad läbi palvekoosolekuid, nagu Allan, Natalja ja Peeter ja Kristel. Tänu Jeesus nende inimeste eest, see ei ole lihtne, ma tean seda. Tulle ja viia see läbi. Palvetamine on üldse raske asi ja kõik ei taha seda teha, aga nemad on seda teinud aastaid ja Jumal, õnnista neid selle eest, nad juhivad seda, et sinu vaim on nende peal ja et nad on juhitud selle poolt. Tänu sulle, Jeesus, selle jõu ja sitkuse tahte eest. Tänu sulle ka köögitoimkonna eest. Siia kuulub ka Inge, Ruta, Rebecca ja ma ei tea, kuidas Kristeliga on. Aga ma õnnistan neid, nende kätetööd, mida nad teevad igal pühapäeval, küll ka korda mööda, aga iga pühapäev on see pott meil täis sööki ja meil on see arm sealt osa võtta. Issa, me täname selle eest, Jeesus, sind, et see jõud ei lõpe neil otsa, vaid nad ammutavad seda sinu käest ja saavad seda juurde. Tänu Jeesus, et sa õnnistad neid, nende kätetööd. Kiidetud olgu sinu nimi. Issa, ma tänan ka Merle ja Eero eest sind, et me saame neid ka kasutada. Tänu Jeesus, olgu nende töö õnnistatud, mis nad iganes, kui nad on kaamera taga või ka sündi taga, et see on õnnistatud Jeesuse Kristuse nimel. Tänu ülistuse eest, issand, sinu võidmine on nende peal. Tänu Jeesus selle ligiolu eest, mis sa täna tõid nende läbi siia kohale. Tänu Jeesus, me oleme tänulikud lapsed sulle, et sa ei jäta meid vaesteks lasteks, issand, vaid sa tuled, lihtsalt sa tuled ja oled meie keskel ja täidad meid oma vaimu ja oma ligiolu ja rõõmuga, taevase mannaga, issand. Tänu Jeesus. Ma tänan sind Allani eest ja Allan teeb ka muid asju, issand, toob selle toidu sealt reedeti, issand, õnnista teda selle eest Jeesuse nimel ja te võite vaikselt minna juba võidma, nüüd aeg läheb ja ta mängib ja ta tõlgib ja ta on kaamera taga ja mida ta iganes teeb, issand, mis ta ette võtab, see läheb korda. Jumal, ma tänan, et sina oled see töötegija temaga koos Jeesuse nimel, et ta ramm ei rauge. Ja Tarmo Maiste, kes tuleb ja mängib iga pühapäev meile kõiksugu pille, mida sealt akordionist tuleb. Issand, õnnista teda selle eest, et ta tassib selle kaasa ja tuleb sealt kaugelt ja tahab olla siin ja teenida. Tänu Jeesus. Ja ka Elimees on ta omamoodi hea. Rebecca, Rovena, Teresa ja Eliise. Ma õnnistan neid noori inimesi ja tänan nende eest. Nad aastaid on seda teinud juba maast madalast. Pekka on juba, ma ei tea, kas 12 või 13 aastaselt seisnud seal laval mikker käes ja ta ei ole ära väsinud, kuigi ma ei tea, mida ta teeb, et ta ikka jätkub edasi seda mõneks ajaks veel meie koguduses, aga olgu ta väga-väga õnnistatud ja Rovena Teresa samamoodi. Ta juhib seda ja ta võtab selle otsa üles, ta astub sinna ja sellesse võidmisse ja toob selle siia saali. Tänu Jeesus ja need kõik, issand, ka Eliise. Õnnistame ka Eliiset Jeesuse Kristuse nimel. See on ka samamoodi maast madalast võtnud kätte selle osa, mis tal on, istuda seal sündi taga ja vahel ka laulda ja vahel ka muud pilli mängida. Jumal, õnnista teda väga, tema tegemisi, ettevõtmisi ja anna talle jõudu edaspidiseks Jeesuse Kristuse nimel. Tänu ka nende eest, kas on veel keegi saalis? Praegu ei ole. Halleluuja, kus? Sindi võiks ju tulla, äkki sa? Jaa. Paneme ka Sindi sinu ette ka.
ta on jõudmas ka kohe siia ja õnnistame teda. Mida ta iganes teeb, issand, seal nende lastega, tema on see, kes on toonud oma lapsed ja kelle läbi on hakanud see lastetöö kuidagi tööle. Tänu, issand, et sa õnnistad teda, et sa annad talle sitkust, jõudu ja tahet tulla ja olla seal. Mitte istuda saalis, vaid võib-olla seal, kuigi ta võiks ka vahel saalis olla, issand. Tänu sulle tema eest ka. Tänu sulle, issand. Tal on jõudu neid lapsi kasvatada ja kanseldada ja tal on tarkus toime tulla kõige sellega, issand, mis on tema kutsumine ja valik sinu poolt. Ole väga-väga õnnistatud, Sindi, Jeesuse nimel. Halleluuja. Tuletage meelde, kas keegi veel? Õnnistame juba Peetrit ja Kristelit Jeesuse Kristuse nimel. Ja täname ka nende eest, kes on ühed sambad. Ja ma ei tea, kus see Hendrik siis nüüd on. Üleval, jah. Aga õnnistame ikkagi Kristelit ja Peetrit ja täname, issand, et nad on need, kes võivad kõiki koosolekuid läbi viia ja kõiki neid toiminguid teha. Issand, milleks sa oled meid kutsunud, selleks oled ka neid kutsunud, kes on meie kõrval need aastad olnud. Issand, õnnista neid ja anna neile tugevust ja jõudu ja sitkust edasi. Ole nendega ikka alati igas tegevuses Jeesuse Kristuse nimel ja ma võian teid ka. Ta on üks valvur siin koguduses. Nad mõlemad Kristel ja Peeter, kes valvavad tegevust kojas. Jumala sõna ütleb, et me oleme nagu need naised või need perenaised, ütleme, kes on koduperenaised ja kes valvavad tegevust kojas, mis siin toimub. Nemad tegelikult valvavad igat asja, igat detaili. Ja see nagu võtab koorma meie pealt ära ja see on nende peal ja nad on samamoodi võitud Jeesuse nimel. No, ja, aga me paneme oma pastori ka, oma armsa pastori Taimari paneme Jeesus sinu ette kõik terve kogudusega ja kui tema on praegu rünnatud ja ei ole siin koha peal, issand, vaata teda, kus ta on ja tema olukorda ja me sõitleme igasugust rünnakut tema peal Jeesuse Kristuse nimel ja käseme kuradil võtama käbarat tema pealt ja õnnistame tema ihu ja täname, issand, et sina oled hinna maksnud tema eest, et ta võib olla terve pealaest jalatallani ja igasugune rünnak olgu lõppenud. Lõppegu ära just nüüd Jeesuse nimel. Tänu sulle, issand, ta on püha vaimu tempel ja sinu poolt kasutatud ja see tempel on pühitud, puhastatud ja terve ja ühelgi rünnakul ei ole meelevalda selle templi üle Jeesuse nimel, nagu ta õnnistatud. Amen. Halleluuja, võite minna. Võtta oma kohad sisse, aga me ülistame edasi. Otsustasin järgida Jeesust. Ma otsustasin järgida Jeesust. Ma otsustasin järgida Jeesust. Vaid edasi, vaid edasi.
otsusta sõber järgida Jeesust. Otsusta sõber järgida Jeesust. Otsusta sõber järgida Jeesust. Ei pettu sa. Maailma parim otsus. Ma otsustasin järgida Jeesust. Ma otsustasin järgida Jeesust. Ma otsustasin järgida Jeesust. Vaid edasi, vaid edasi. Parim otsus. Ma otsustasin järgida elu muutev. Ma otsustasin järgida kõige parem. Ma otsustasin järgida Jeesust. Vaid edasi, vaid edasi. Ma otsustasin järgida Jeesust. Ma otsustasin järgida Jeesust. Ma otsustasin järgida Jeesust. Vaid edasi, vaid edasi. Lõplikud ja igavesti ma otsustasin järgida Jeesust elu lõpuni. Tasin järgida Jeesust. Ma otsustasin järgida Jeesust. Vaid edasi, vaid edasi. Tänu Jeesus. Olgu see meie kuulutus sulle, meie deklareering. Me oleme Jeesuse omad. Me oleme ostetud Jeesuse verega. Ja me järgime Jeesust kõik oma eluteed, elu lõpuni. Amen. Amen. Armastus veripunane makstud elu ees. Meie päev kõik tema peab, kes meie lootus on. Sinu veri Jeesus peseb mind. Minu ees su veri alati. Mis ohver see, mis päästis mind. Ja mu võit on sinu vere väes. Päästja poeg sa tapetud mu ees.
vaadake, talle, kes võttis minu patus süü, sinu veri, Jeesus peseb mind. Minu ees su veri valati, mis ohver see, mis päästis mind. Jah, mu võim on sinu vereväes. Armastus, suurim armastus, arm, kuis on see nii, et minu eest ka mu patusest sa oma vere valasid. Sinu veri, Jeesus, peseb mind. Minu ees su veri valati, mis ohver see, mis päästis mind. Ja mu võim on sinu vereväes. Sinu veri, Jeesus, peseb mind. Minu ees su veri valati, mis ohver see, mis päästis mind. Jah, mu võim on sinu vereväes. 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 On talle veriseb, jah, talle veriseb. On talle veriseb, see kallis talle veri on see. On talle veriseb, jah, talle veriseb. On talle veriseb, see kallis talle veri on see. On nii kallis, talle veriseb. On talle veriseb, see kallis talle veri on see. Sinu veri, Jeesus, peseb mind. Minu ees su veri valati, mis ohver see, mis päästis mind. Jah, mu võim on sinu vereväes. Jah, mu võim on sinu vereväes. Jah, mu võim on talle vereväes. Mu võim on talle vereväes. Tänu, Jeesus. Me rõõmustume sinus, rõõmustume sinus. Rõõmustume
sina oled see, issand, sina oled see, halleluuja, kes võttis patu ja võlakoorma enda kanda. Sina oled see, kes neelas surma, sina oled see, sina oled see, sina oled see, kes võttis enda kanda. Olles süüohver, talle verise, on talle verise, mis ostnud mind, on talle verise, jah, talle verise valatud, on talle verise. See kallis talle veri on see. Mis maksis hinna, mis ostis meid välja. Puhtaks pesnud meid, jah, talle verise, lunastanud, talle veri on see, terveks teinud meid, talle verise, talle verise. Halleluuja. Halleluuja. Isa, me täname sind selle aja eest siin. Ja täname sind, issand, et sinu ligiolu tõesti võis olla meie keskel. Nii nagu me igatsesime, issand. Tänu sulle, Jeesus, selle eest. Ja me õnnistame ka sõna, seda sõna, issand, mis sina oled andnud ja mis on elav sõna. Tänu selle sõna eest me võime seda jagada ja et sa avad kuuljad kõrvad ja et sa avad meile, mida sina tahad öelda täna oma rahvale. Halleluuja, tänu ülistuse eest. Ja issa, ma tänan, me võime kõik oma südamed läbi katsuda, kui me seisame sinu ees.
et seal ei oleks midagi sellist, mis takistaks meid kuulmast sinu käest. Ütleme koos, et ma olen uus loodu Jeesuses Kristuses. Kõik vana on möödas ja kõik on saanud uueks. Mul on Kristuse meel ja mõistus. Ja Jumala tarkus minu sees. Ma olen oma Jumala kuningriigis. Ja mulle kuulub Jumala soosing ja arm. Halleluuja, aamen. Aitäh, võite istuda. Meil on ka täna armulaud. Ja seoses sellega ma räägiks Johannese 6. See viitab ka armulauale. On siuke kõva sõna, mida meie kõrvad pole harjunud kuulma või kuidagi. Aga need on vaimsed asjad. Siin on pealkiri Jeesus kõneleb tõelisest leivast. Kui ta ütleb oma sõnas, et või meie isa palves, et meie igapäevast leiba anna meile tänapäev, siis ta ei mõtle ka ainult seda leiba, mida me sööme füüsiliselt, vaid ka vaimutoitu. Ja see on üks kõva vaimutoit siin. Vähemalt selle aja inimestele oli ta ikka nii kõva sõna, et nad loobusid Jeesuse järel käimast. Võtame 22. salmist. Järgmisel päeval nägi järve kaldal seisev rahvahulk, et seal oli ainult üks paat. Nad teadsid, et Jeesus ei olnud astunud paati koos oma jüngritega, vaid ta jüngrid olid ära läinud üksi. Mäletate, ta saatis ju jüngrid ära ja pärast läks nagu kõndis vee peal nendele järgi. Ja Tiberiast tuli veel teisi paate selle paiga lähedale, kus nad olid söönud issanda õnnistatud leiba. Jeesus oli siis neid toitnud sellise leivaga, mida ta õnnistas ja see paljunes tema käes. See oli selline imeline toit. Kui siis rahvahulk nägi, et seal ei olnud ei Jeesust ega ka ta jüngrid, astusid nad paatidesse ning tulid Jeesust otsima Kapernauma. Ja kui nad leidsid ta teiselt poolt järve, ütlesid nad talle, Rabi, millal sa siia said? No see oligi see koht, kus ta jalgsi läks üle vee, aga nad ei näinud ühtegi paati. Kuidas see võimalik on? Jeesus vastas neile, tõesti, ma ütlen teile. Te ei otsi mind sellepärast mitte, et te nägite tunnustähti, vaid te sõite leiba ja teie kõhud said täis. See ei olnud siis mitte ainult see leib, mis ta paljundas, vaid ka vaimulik leib. Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Seda annab teile inimese poeg, sest teda on Jumal isa pitseriga kinnitanud. Ta ütleb selgesti selle välja, et tema ongi see, keda Jumal on kinnitanud, keda Jumal on saatnud ja keda nad ootasid. Siis nad ütlesid talle, mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid. Jeesus vastab, see ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud. Nii et kui me usume Jeesust, see on nii lihtne, see ongi Jumala tegu, nii naljakas. Meie teiega teeme Jumala tegusid, kui me usume teda.
Kiitus Jeesusele. Jumala asjad ongi lihtsad. Siis nad ütlesid talle, mis tunnustähe sa siis teed, et me näeksime ja võiksime sind uskuda. Et mida sa teed? Meie esiisad sõid kõrbes mannat, nõnda nagu on kirjutatud. Ta andis neile süüa leiba taevast. Siis ütles Jeesus neile, tõesti, ma ütlen teile, ei andnud Mooses teile tõelist leiba taevast. Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. Tegelikult Mooses ei andnudki seda leiba, vaid see ju sadas taevast. See ei olnud ju Mooses, kes selle leiva andis. See oligi Jumal. Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. Huvitav, et kui ta annab selle elu, et selles ongi kõik. Elu tähendab seda, et seal on kõik asjad olemas. Ka see igapäevane toit, ka vaimulik toit, kõik, mida inimene vajab, selle elu ta annab meile. Siis nad ütlesid talle, issand, anna meile alati seda leiba. Jeesus ütleb, mina olen elu leib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. No see sõna teeb nagu kuidagi põnevaks selle asja, et tahan ju ka, anna meile seda ka. Me just tahaksime seda, kõik tahaksid ju. See on nii ahvatlev. Kuid ma olen teile öelnud, et kuigi te olete mind näinud, ei usu te ikkagi. Kõik, mis mu isa on mulle andnud, tuleb minu juurde. Ning kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja. Ma ei ole ju taevast alla tulnud oma tahtmist tegema, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud. Ta ju ütleb otse, et ta tuli ülevalt alla, aga see ei jõudnud millegi pärast kohale. Ega meile ka vahel kõik, mis siit eest räägitakse või kust me midagi kuuleme vaimulikult, ei jõua lihtsalt kohale. Aga et see kohale jõuaks, selleks on vaja, teate mida? Vaimulikku nälga. Kui sa oled vaimulikult näljas, siis sa haarad sellest kinni. Vaata, kui näljane inimene näeb toitu. Mina olen väga palju paastunud, aga mu pere paastub väga vähe. Aga ma pean süüa ikka tegema. Ja ma näen seda toitu, mis järgi jääb. Teate, kuidas see mõjub? Sa mõtled, et ma sööks kõik ära. Aga ei, ma olen otsustanud mõnikord paastuda. Ja aga see on mu vaimulikule elule kasuks tulnud. Et me ei haara kõike, mida me näeme, et meie silmad, vahel meie silmad ka söövad ju, panete tähele. Ja siis me hakkame igatsema kõiki asju. Ja sellele igatsemisele ei tule ka lõppu, sest see ei saa mitte kunagi täis. Mitte kunagi ei saa täis meie himud. Olete tähele pannud, ikka on veel. Nagu meie arenemisele on täpselt samamoodi. Ikka on veel ruumi. Taevani välja. Ja ei ole nii, et ma nüüd kasvasin täis ja jään selleks, nagu me maapealsed inimesed lihas oleme. Meil on ikka ruumi veel kasvada alati lõpuni, lõpmatuseni. Aga tema tahtmine, kes minu on saatnud, on see, et ta ütleb, et ma ei kaotaks midagi sellest, mis mulle on antud, vaid et ma ärataksin nad üles viimsel päeval. Ühesõnaga need kõik, kes Jumala juurde tulid, need ka jäid. Ja ta palub isa, et ta ei kaotaks neid. Ühes kohas ta palub, et ta jääks, enne kui ta lahkub siit maa pealt, et need kõik jääksid. Ja siin ta ka ütleb,
et tema tahtmine, isa tahtmine on see, et ma ei kaotaks midagi või ka kedagi neist, kes mulle on antud. Vaid nendele kuulub siis see ülesäratamine. Igavene elu. See ongi mu isa tahtmine, et igaühel, kes näeb poega ning temast usub, oleks igavene elu. Viimsel päeval mina äratan ta üles. Ta uuesti ütleb selle lause, et on selline võimalus üles tõusmine, üles ärkamine vaimus. Mina äratan ta üles. Siis nurisesid juudid Jeesuse üle, et ta ütles, mina olen taevast alla tulnud, leib. Ja nad laususid, eks see ole Jeesus, Joosepi poeg, kelle isa ja ema me tunneme. Kuidas ta siis nüüd ütleb, et ta on alla tulnud taevast? Ja Jeesus ütleb neile, ärge nurisege endamisi. Ta tundis ära, mis on inimeses, kõik mõtted. See natuke hirmutab. Kui on keegi jutlustaja ka selline, kes näeb ära su mõtted, siis veel Jeesus. Tema nägi ka, tema just nägigi. Ja kui meil on sama võidmine inimesel, püha vaimu võidmine, ta näeb ära, mis on inimese sees. Ma ei tahaks selle inimese ees seista. Naljalt. Ja kindlasti. Ükski ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba isa, kes on minu läkitanud ja mina äratan ta üles viimsel päevil. Ükski ei saa tulla, mitte keegi ei saa tulla, kui isa teda ei tõmba. Ta saadab justkui oma inglid välja seda inimest juhtima ja ka teisi kristlasi rääkima, keda ta tahab tõmmata. Ja ta hakkab selle inimesega tegelema nii kaua, kui ta tuleb ja saab päästetud ja võtab Jeesuse vastu. Prohvetites on kirjutatud, siis on nad kõik Jumalalt õppinud. Igaüks, kes isa on kuulnud ja temalt õppinud, tuleb minu juurde. Kas nemad siis ei õppinud isalt? Ilmselt nad ikkagi, need kirjatundjad ja variserid, kes nurisesid, nad nagu jäid selle surnud kirjatähe juurde ja ei õppinud isalt, taevaselt isalt neid asju. Mitte keegi ei ole näinud isa peale selle, kes on Jumala juures, see on näinud isa. Ta viitab sellele, et tema ongi see, kes on oma isa näinud, kes on taevast isa näinud. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub, sellel on igavene elu. Ja et mina olen eluleib. Ta kinnitab seda mitmendat korda, öeldes neile seda kõike. Teie esiisad sõid kõrbes mannat ja surid. See on leib, mis on taevast alla tulnud, et inimene sellest sööks ega sureks. Ja nüüd ta hakkab rääkima kõva sõna. Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Ja leib, mille mina annan, on minu liha. Ma annan selle maailma elu eest. No sellest tõusis juutide keskel suur tüli. Nad küsisid, kuidas saab anda see meile oma liha süüa. Jeesus ütleb neile, tõesti, tõesti, ma ütlen, kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, ei ole teie sees elu. Ma ei imesta, et inimesed ei suutnud seda vastu võtta. Ma ei tea, kas mina oleks suutnud. Või Jeesust ära tundnud sel ajal. Me ei saa keegi siin vastu rindu lüüa, et mina küll oleks tundnud Jeesuse ära. See ei olnud nii sama lihtne. Aga ma olen kuulnud inimesi, kes on niimoodi öelnud.
kui mina oleksin sel ajal elanud, ma oleks kindlasti ära tundnud Jeesus. Jah, kindlasti. No pikad juuksed on prohveti tunnus. Nad pidasidki teda prohvetiks. Kes minu liha sööb ja minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval. Kordab seda mitu korda, sest minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook. No kuidas see hakkab ju vastu? Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse. Ta kordab seda mitu korda. Nii nagu elav isa, minu on läkitanud ja mina elan isa läbi. Nii elab ka see, kes mind sööb minu läbi. See ongi leib, mis on alla tulnud taevast. See ei ole niisugune leib, mida teie isiisad sõid ja surid. Aga kes seda leiba sööb, elab igavesti. Seda ütles Jeesus Kapernauma sünagoogis õpetades. Ja nüüd on alapealkiri, jüngrite usk pannakse proovile. Siis paljud tema jüngrid ütlesid seda kuuldes. See sõna on ränk, kes seda suudab kuulda? Ega ikka ei suuda küll, jah. Aga Jeesus, kes sisemas teadis, et ta jüngrid talle sellepärast nurisesid, ütles neile, kas see ärritab teid? Aga mis on veel siis, kui te näete inimese poega üles minevat sinna, kus ta enne oli? Kui ta läheb üles, jüngrid ju näevad seda ja see kinnitab kõike seda sõna. Ta tõepoolest oli sealt ülevalt. Sa ei saa ise sinna minna, niimoodi õhku tõusta. Aga Jumala vaim viis ta ülesse, sest ta oli ülevalt. Vaim on see, kes elustab, lihast ei ole mingit kasu. Sõnad, mis ma teile räägin, on vaim ja on elu. Kuid teie seas on mõned, kes ei usu. Jeesus teadis ju algusest peale, kes need on, kes ei usu ja kes on see, kes tema reedab. Vaim on see, kes elustab. Muidugi, kui me elame lihas, kui meil ei oleks Jumala vaimu, siis ma ei tea, kas me elaksime. Sest tegelikult me koosneme vaimust, kellel on hing ja kes elab lihas. Seda pidi, mitte nii, et ma olen lihalik inimene ja hing on mul sees ja vaim on ka kuskil. See vaim on võib-olla surnud, aga ta ikkagi elustab mõnes mõttes. Ja kui me tuleme Jumala juurde, siis ta täidab uuesti meid oma vaimuga ja siis me elustume sedavõrd, et igaveseks. Ja hinge pärast ongi see võitlus siin maa peal, et meie hinged saaksid päästetud. Sest sõna ütleb, et vaim läheb Jumala juurde. Aga hing on see, mis läheb kehast välja, keha ju maetakse maha. Ja kus see hing jääb, siis ta ei jää siia atmosfääri või universumisse hulkuma, vaid see kas ühele või teisele poole, ellu või läheb igavesse hukatusse. Ja nüüd see võitlus käibki vaimumaailma vahel, et meie hinged saaksid päästetud Jumala juurde. Ja me peaksime ise olema hoolsad selles, et nad tõepoolest siis oleks see pääste püsiv ja igavene. Ja ta ütles, seepärast ma olengi teile öelnud, et keegi ei saa tulla minu juurde, kui talle ei ole seda andnud isa.
kinnitab seda jüngritele. Seepeale lahkusid paljud ta jüngritest tema juurest ega läinud enam koos temaga. Ega käinud enam koos temaga, jah. Need olid siis need jüngrid, kes ei olnud apostlid, mitte need 12, vaid need, kes iga päev nagu massides ta järgi käisid. Siis ütles Jeesus neile 12, kas teiegi tahate ära minna? Siimon Peetrus vastab talle, issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on igavese elu sõnad. Ja me oleme uskunud ning ära tundnud, et sina oled Jumala püha. See oli siis isa vaim, kes neile seda ilmutas. Ja kes tegelikult valis need apostlid välja. Jeesus oli lihtsalt kuulekas ja võttis nad oma jüngriteks. Jeesus vastas neile, eks ma ole teid 12 välja valinud, ent üks teie seast on kurat, on siis reetur. See oligi Jumala plaan võtta keegi sisse, kes siis teda reedab, sest see kõik pidi sündima, et Jeesus risti löödaks ja et teda reedetaks. Selline Jumala sõna. Ma mõtlesin, et see sobib armulauale, kuna me plaanime seda nüüd kohe teha ka. Ma mõtlesin, et loen siit veel enne armulauda Markuse 7. Markuse 7. Alates 24. Jeesus kuuleb ka naise palvet. Ei, Markuse 7, alates 24. Aga Jeesus tõusis ja läks sealt ära Tüürose alale. See ei olnud siis enam see Juudea. See ei olnud enam Iisrael, see Tüüruse ala. Miks ta sealt ära läks? Temaga oli niimoodi, et tal käisid rahvamassid järgi. Ja ta kogu aeg pidi nendega tegelema. Haiget tervendama, sõna jagama, söötma ja mida kõike. Ja ta kogu aeg rändas seal Juudamaal ja tegi seda. Ja rahvas käis väsimatult tema järel. Aga nüüd ta läheb siis Tüürosesse, see on siis seal mingi kõrvalkoht, mitte Juudea. Ja ta läks sisse ühte majja, soovides, et keegi teda ei tunneks ära. Ent ta ei saanud jääda varjule, sest otse kohe tuli üks naine, kes oli temast kuulnud, kelle tütrekesel oli rüve vaim ning ta langes ta jalg ette. Miks ta ei tahtnud, et teda tuntaks? Vaat see oligi see sama asi, et ta oli juba väsinud. Kui sa elad lihas, liha väsib ju ka, ta tahtis puhata. Ja ta mõtles, et ta läheb sinna Tüüruse alale, et seal nagu keegi ei tunne teda. Et ta saab mõtiskleda ja puhata. Aga otse kohe tuli üks naine, kelle tütrekes oli rüve vaim ja ta langes ta jalgade ette, tuli teda paluma. Aga see naine oli kreeklanna pärit Syrofoinikiast ja see palus teda, et ta ajaks kurja vaimu tema tütrest välja. Ühesõnaga, ta ei olnud juut, ta ei olnud Jumala rahva hulgast, vaid ta oli pagan rahvast. Jeesus ütleb talle, lase esmalt lastel saada kõhud täis. Ei ole ju ilus võtta laste leib ja visata koirakestele. Ta ütleb selle naisele, et ta ei taha temaga tegemist üldse teha.
naine ka vastas, issand, koerakesed ju söövad laua all laste raasukesi. Sealt ikka pudeneb midagi. Naine ei solvunud selle peale, kui Jeesus teda niimoodi kuidagi väljendas tema kohta. Vaid ta oli järgi jätmatu ja vastab talle niimoodi, et sealt laua pealt ju langeb, pudeneb ju toitu maha. Et sealt ma ikka saan ju midagi. Ja Jeesus ütleb talle, selle sama sõna pärast mine, kuri vaim on sinu tütrest ära läinud. Ja naine läks koju, leidis lapse voodis magamas, kurja vaimu olevat lahkunud. Ühesõnaga temale, sellele naisele, kes ei olnud ei kuulunud see, et Jeesus tervendaks tema lapse. Aga see on selline, võime võtta seda selliselt, kes on päästmata inimene, aga on kuulnud midagi Jumalast ja tal on probleem ja ta läheb ja palub palvetada. Jah, ta palvet kuuldakse kuidagi ja vastatakse ka sellele, nagu me nägime siin, Jeesus tervendas selle lapse. Aga need on nagu raasukesed, mis kukuvad issanda laualt. Aga kui see inimene nüüd võtab vastu Jeesuse, siis ta ei pea neid raasukesi enam sööma sealt, vaid ta võib issanda lauast osa võtta ja saada kõike seda paremat, mis seal pakutakse. Ma küll ei näe siin täna ühtegi päästmata inimest, aga võib-olla on kaamerate taga keegi ja tahab kaasa teha seda armulauda. Et kui sa oled päästmata, aga ikkagi tahad osa võtta, siis armulaud on selline koht, kus päästmata inimene ei peaks nagu osa võtma, nagu ma ütlesin. Vaid kui sa oled päästmata, võta vastu Jeesus oma südamesse, et sa saaksid kaasa teha seda alati. Et sa saaksid minna armulauale ja saaksid võtta vastu selle igavese elu, mis tema pakub, sest tema laud on alati kaetud meile. Seal on kõige paremat, mida inimene vajab eluks, nagu me lugesime. Ja ma ütleks ka Jumala kartuseks. Seal on see toit, mis toidab igaveseks, nagu Jeesus ütles, kes minusse usub, see ei pea surema. See ei pea enam nälgima, see ei pea enam janunema, vaid see toit tuleb talle eluks, igaveseks eluks veel. Mõelge, igavene elu, see ei lõpe mitte kunagi. Ma olen kuulnud, päästmata inimene ütleb, et ma ei vitsi küll enam elada. Ja ma veel igavesti peaks elama. Aga sa ei tea, armas inim, mida sa räägid või mida sa mõtled. Sest see elu, mida me siin maa peal elame, see ei ole see. See lihas elamine on üsna vaevaline. Me peame palju pingutama. Sellepärast, et see maa on needuse all. Aga kui sa saad issanda võtta oma südamesse, siis tuleb see kergus, see elutahe, see jõud edasi minna, edasi elada. Ja siis sa ei karda surma, sest peale surma on ka veel elu. Kus sa selle veedad? Mõtle selle peale, armas inimene. Nii et Jumal on kõik teinud meie heaks. Ta on ise surnud meie ees selleks, et meie saaksime elada. Ta on üles tõusnud 3. päeval ja ta on käinud maa peal, kõik on seda tunnistanud. See tunnistus on olemas, et ta tõusis ülesse ja läks taevasse oma isa juurde tagasi, nagu ta ütleb, et ta on ülevalt pärit ja ta läheb sinna tagasi. Ja ta on seal ja ta on saatnud oma püha vaimu, kes meie kaudu kutsub inimesi päästmisele.
meie kristlaste kaudu, sest püha vaim on see, kes tuleb ja elab meie sees. Toob meile selle elu, ka selle eluleiva, mis toidab meid igaveseks, et me ei pea nälgima, me ei pea janunema rohkem. Olge väga õnnistatud. Me lähme armulauale, mille viib läbi Peeter. Jaa, milline täiuslik sissejuhatus armulauale. Aga enne kui me armulaua juurde lähme, mul on ka natukene armulauast jagada. Ja see, mida sa, Arda, rääkisid Jeesusest kui eluleivast, see ongi see, et ja sellest naisest, kes igatses saada sellelt laualt. Ma väga soovin, et minul ja meil kõigil võiks olla selline janu ja nälg Jumala järele. Et me saaksime aru, mida Jeesus tegi meie heaks risti puhul. Ja see, et Jeesus kutsus meid üles mälestama seda, meenutama seda, mitte unustama seda. See ei ole mingi tühi jutt. Võib-olla sina või keegi mõtleb, et kas Jumal ikka armastab mind? Kas ma ikka olen päästetud? Kas ma elan Jumala tahte kohaselt? Need on kõik õiged küsimused. Aga tea seda, et kui sina ütlesid jah Jeesusele ja kui sina ütlesid, et mina usun, et Jeesus on issand ja Jumala poeg ja on andnud oma elu minu eest. Ja ta suri ja ta maeti ja ta tõusis ülesse 3. päeval ja istub isa paremal käel ja ta tuleb tagasi. Siis on, vaata, kogu see teekond on ära märgistatud sinu jaoks. Sa said päästetud, Jumal tõmbas su välja surmast ja tõstis su ellu. Igavesse ellu. Ta tõotas seda sulle ja ta läks ära ja ta saatis oma püha vaimu meile, et me jõuaksime, jaksaksime, saaksime elada siin kuni selle hetkeni, mil ta tuleb meile järele. Võib-olla me lähme ennem magama. Me ei tea seda, millal ta tuleb, aga lõpuajad on käes. Me näeme seda igalt poolt. Märgid ja sõjad ja kuuldusest, sõdadest. Piibel räägib sellest. Ja meie asi on olla valmis. Aga ma tahtsin natukene lugeda, nii nagu meie kallis pastor armastab lugeda TPT-st ehk siis The Passion Bible'ist ja mina ka täna hommikul võtsin ette ja lugesin sealt 1. Korintlastele 11 ja 17. salmist alates. Vaadake, see, mida ma siit välja noppisin, on natukene nagu sinnapoole, et need asjad ei ole nii lihtsad, kui me arvame. Ja see osavõtt armulauast, me peame endale aru andma, mida me teeme, miks me seda teeme ja kellega meile on tegemist. Ja ma hakkan lugema lihtsalt, see on juba niisugune tõlge eesti keelde sellest The Passion Bible'ist. Alustame siis 17. Selles järgmises asjas tahaksin teid kiita, aga ma ei saa, sest kui te kogudusena kokku tulete, teeb see rohkem kahju kui kasu. Mulle on korduvalt räägitud, et kui te kogudusena kokku tulete, tekivad teie seas lõhed ja klikkide
klikkideks jagunemine. Ja mingil määral ei üllata see mind. Erimeelsused on vältimatud. Kuid need toovad esile, kes teie seast on tõeliselt Jumala heakskiidu saanud. Vaata, see on see ka, millest sa rääkisid, Arda. Et on koguduses Jumala lapsed, piibel räägib seda, mina ei ütle seda, ja kuradi lapsed. Nii on kirjas. Ja hästi tähtis on see, et me saame aru, meil on lahkmeeled, meil on asjad koguduses ja lähme korraks ka, vaatame 1. Johannese 2:19. Võib-olla see selgitab paremini, kuhu ma sihin. 1. Johannese 2:19. Esimese Johannese kiri 2:19. Siin on kirjas niimoodi. Teate, loeme 18. alates. Lapsukesed, nüüd on viimane aeg. Ja nagu te olete kuulnud, et Kristuse vastane tuleb, nõnda on ka nüüd ilmunud palju Kristuse vastaseid. Ehk siis me räägime lõpuajast, on ju. Lapsukesed, juba siis räägiti sellest, et lõpuaeg on käes. Seda enam on see lõpuaeg nüüd käes. Kristuse vastane tuleb. Nõnda ongi nüüd ilmunud palju Kristuse vastaseid. Siit me tunneme, et käes on viimane aeg. Meist nad on lähtunud, kui nad ei olnud meist. Sest kui nad oleksid olnud meist, siis nad oleksid jäänud meie juurde. Ent nad läksid ära, et saaks ilmsiks, et kõik ei ole meist. Piibel räägib niimoodi. Ma loen võib-olla 3. ja 4. salmist sama. 1. Johannese 3:4. Igaüks, kes teeb pattu, teeb ka seda, mis on käsu vastu. Ja patt on see, mis on käsu vastu. Ja te teate, et tema on ilmunud patte ära võtma. Ja temas ei ole pattu. Jeesus on võtnud ära sinu patu. Halleluuja. See ongi see, mida tema tegi risti puul. Kui sina aktsepteerid seda, siis nii see on. Kui sa oled selle vastu võtnud, siis oled sa vaba. Ja te teate, et tema on ilmunud, ja te teate, et tema on ilmunud patte ära võtma ja temas ei ole pattu. Ükski, kes jääb tema sisse, ei tee pattu. Ükski, kes pattu teeb, ei ole teda näinud ega teda tundnud. Vau. Ehk siis, kui inimene teeb pattu, siin on kirjas niimoodi. Ehk siis ükski, kes teeb pattu, ei ole teda ära tundnud. Ei ole teda näinud. Lapsukesed, ärgu ükski teid eksitagu. Eksitajaid on nii palju. Võimalus eksida on nii suur. Kes teeb õigust, see on õige. Nõnda nagu temagi on õige. Kes pattu teeb, on kuradist. Sest kurat teeb pattu algusest saadik. Selleks on Jumala poeg ilmunud, et ta tühistaks kuradi teod. Ükski, kes on Jumalast sündinud, ei tee pattu. Sest tema seeme püsib temas ja ta ei või pattu teha. Sellepärast, et ta on Jumalast sündinud. Sellest ilmneb, kummad on Jumala lapsed ja kummad on kuradi lapsed. Ma loen piiblit praegu. Hallo. Ükski, kes ei tee õigust, ei ole Jumalast, ega see, kes ei armasta oma venda. Vau.
jälle piiblisalmid, Jumala sõna. Ükski, kes ei tee õigust, ei ole Jumalast, ega see, kes ei armasta oma venda. Jumal annab meile armastust üksteise vastu. Sest see sõnum, mida te algusest saadik olete kuulnud, et me peame üksteist armastama, mitte nõnda nagu Kain, kes oli tigedast ja tappis oma venna. Ja mispärast tema tappis? Sellepärast, et tema teod olid kurjad ja tema venna teod õiged. Nüüd ma tahaks minna Esrasse. Esra 4. Esra 4. Ja loeme kohe algusest siit, 4.1. Aga kui Juuda ja Benjamini vaenlased kuulsid, et need, kes olid vangis olnud, ehitasid templit Jehoovale, Iisraeli Jumalale, siis astusid nad Serubaabeli ja perekondade peameeste juurde, ütlesid neile, me tahame ühes teiega ehitada. Pane tähele. Esra 4.1 alates esimesest, jah. Esra 4. Aga kui Juuda ja Benjamini vaenlased, ehk siis vaenlased, saate aru, vaenlased, Juuda ja Benjamini vaenlased. Vaata, siin on juba see, et neil olid oma nagu mõtted, et mis nad tahtsid kõigi võimalustega vastu seista sellele, et Jumala tempel saab jälle üles ehitatud. Ja tulid pettusega siis nende peameeste juurde ja ütlesid, me tahame ühes teiega ehitada. Sest me austame teie Jumalat, nagu teiegi. Vaat, kus on kavalad. Ja me oleme temale ohverdanud alates Assuri kuninga Eesar Haddoni päevist, kes meid siia tõi. Ehk siis maarahvas olid tegelikult migratsioonipoliitika ohvrid ja kui juudid ära saadeti Juudamaalt ja Iisraelist, siis asendati rahvas sisserändajatega. Ja need olid nüüd need, kes seal elasid, paganrahvad ja sellised tegelased, kes tegelikult kummardasid kõiki jumalaid. Ja seetõttu nad ka siis said öelda, et meie teie jumalad ka austame, et me ju ohverdame neile. Aga kaasa arvatud ohverdasid nad kõigile muudele jumalatele. Kaasa arvatud laste ohverdamine ja kõik sellised teod, mis absoluutselt Jumalale ei ole nagu aktsepteeritavad, vastuvõetavad ja tülgastavad. Aga Serubaabel ja Jeesua ning teised Iisraeli perekondade peamehed ütlesid neile, meil pole teiega midagi tegemist koja ehitamisel meie Jumalale, vaid meie üksi üheskoos. Teate, seda sõna ei ole siin üheskoos, aga paljudes tõlgetes on see üheskoos. Ehitame Jehoovale, Iisraeli Jumalale, nagu kuningas Koores, Pärsia kuningas meid käskis. Vot nii. Ehk siis nad tegid selge vahe sisse. Ei, teie ei saa tulla. Siin on piir, siin on joon. Meie, ehk siis meie, kes me oleme juudid, nemad siis on ju. Ise, ehk siis meie ise teeme, mitte teie ei ehita seda Jumala riiki, Jumala kogudust, Jumala koda, vaid meie üheskoos. Meie ise üheskoos. Ja see on üks koguduse
näide sellest, et meie, kes me oleme Kristuse ihu, meie teeme seda ise, meie oleme need, kes seavad piiri ebajumala teenimisele, patule, kõigele sellele, mis Jumalale ei ole meelepärane ja me ehitame seda Jumala riiki. Nii nagu Jumal meile on andnud, nii nagu Jumal meid on käskinud seda teha. Lähme tagasi korintlaste esimese Korintuse kiri 11 ja ma loen siit edasi seda sama TPT tõlget. Nüüd vaatame, kus ma pooleli jäin. No, loeme siit. Kui kõik teie kodukogudused tulevad kokku ühes koguduseks, siis te ei pea tegelikult õigesti issanda söömaaega. Sest kui saabub söömaaeg, siis mõned haaravad oma toidu ja söövad selle ära enne, kui teised üldse midagi antakse. Nii jääb üks nälga samal ajal, kui teised joovad end purju. Kas teil ei ole kodusid, kus süüa ja juua? Kas te ei mõista, et te näitate üleolevalt hoiakut, alandades neid, kellel pole midagi? Kas te püüate põlata Jumala armastatud kogudust? Kuidas ma peaksin seda õigesti käsitlema? Kui te otsite minu heakskiitu, siis seda te ei leia. Ja nüüd tuleb see püha õhtusööma pidamise õige kord. Ja ütleme, meil tänapäeval ei ole seda, et me saame ühe pika laua taga kokku ja sööme seda nii-öelda armulauda, vaid sel ajal oli käis see niimoodi, et söödi kõik ühe laua taga ja tundus, et sealgi oli sellist, ütleme nii, et ebaviisakat käitumist, kes siis rabas ette ja rabas teise eest ära ja kes jõi rohkem ja arvatavasti sel ajal joodi ka veini, tundub. Et seda puhast vett arvatavasti polnud saada, et mitte haigeks jääda. Aga meie teeme seda selliselt, et me sööme leiba, mis on Kristuse ihu ja me joome veini, mis on Jumala veri, Jeesuse veri. Nii loeme siis 23. edasi siit. Sest mina olen issandalt saanud selle, mis ma teilegi olen andnud, et issand Jeesus sel ööl, mil ta ära anti, võttis leiva ja tänas ja murdis ning ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Teate, ma võtan nüüd selle leiva siia ja veini. Ja siis teeme niimoodi, et täna teeme siis niimoodi, et ma õnnistan selle ära. Ja siis me teeme nii, et tuleme sealt poolt ja võtame siit, igaüks võtab leiva ja võtab selle karika ja siis seisame siia ette. Ja siis üheskoos teeme seda, kui sobib. Vot nii. Aga ma palvetan ära ja loen selle lõpuni nüüd siit TPT tõlkest. Sest ma olen teile edasi andnud selle, mis ma ise sain otse ilmutuse kaudu issandalt. Ehk siis Paulus on selle saanud issandalt ilmutusena, kuidas seda teha. Samal ööl, mil ta ära anti, ta võttis leiva, tänas, murdis selle. Issand, me võtame samamoodi, me võtame selle murtud leiva. Täname sind, issand, tõuseme püsti ka. Täname sind, issand, selle kalli ihu eest, mille sa andsid meie eest.
et me võiksime saada vabaks patust, kõigest pimedusest, kõigist haigusest, tõvedest, igasugustest pressidest ja rõhumistest. Aitäh, Jeesus, et sa andsid oma ihu meie eest. Me õnnistame seda. Samamoodi siis ta jagas selle jüngritele ja ütles, võtke ja sööge, kuni olete täis. Siin on öeldud, et sööge seda küllastumiseni. Te võite seda süüa nii palju, kui te jaksate seda Jumala ihu. See on minu ihu, mis antakse teie eest. Tehke seda minu mälestuseks. Samamoodi võttis ta pärast söömaaega veinikarika ja ütles, see karikas kinnitab uue lepingu minu veres. Jooge sellest ja iga kord, kui te joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te sööte seda leiba ja joote sellest karikast, jutustate te seda lugu uuesti, kuulutades meie issanda surma, kuni ta tagasi tuleb. Issand, me võtame ka selle veini. Täname sind, issand, iga vere piisa eest, mis lähtus sinu ihust. Aitäh, issand Jeesus, et sa otsustasid võtta meie üleastumised ja patud enda peale. Kõik meie kohta käivad võlakirja sa võtsid enda peale. Aitäh, Jeesus, et sa võtsid seda meie pärast, et me võiksime saada lepitatud Isa Jumalaga. Aitäh sulle, Jeesus. Aitäh sulle. Me täname sind, issand, selle sinu ihu eest ja sinu vere eest. Issand, me hindame seda. Me tunnistame, issand, et sina oled meie issand ja Jumal. Issand, et see, mida sa tegid risti puul, ei ole mingi ajalooline sündmus lihtsalt, vaid sellel on igavikuline tähendus meie kõigi jaoks, kes me siin seisame sinu palge ees praegu. Aitäh, issand, et me oleme lepingus sinuga. Aitäh, issand, et meie patud on ära pestud. Aitäh, issand, et sa tuled tagasi. Et sa tuled tagasi. Ja issand, et me võime rõõmsalt oodata sind ja teades, issand, et me ei jää siia, vaid et meile kuulub osa sinuga, osa ja elu, igavene elu sinuga. Aitäh sulle, Jeesus, aitäh sulle, Isa. Me täname sind kõik Jeesuse nimel.